Hei, tere tulemast tagasi meie vlogi. Rasedale kohaselt ma söön porgandit. Eks ma ikka söön. See on mu lõunasöök. Tegin omale just taldrikutäie porgandit. Aga ära lase ennast sellest petta, sest ma enne porgandit sõin just ühe Kalevi pähklibatooni. Niuke nagu, no, möösõnaga, ilmselt tead, millest ma räägin. Mis oli mega hea muuseas. Ja nüüd lihtsalt, kuna see läks kõik nii magusaks ja ma tundsin, et midagi siukest kanget või rammusat oleks mulle hetkel liiga palju, siis mul tuli täiega siuke mingi värske isu ja ma koorisin omale 4 porgandit. Nii et nüüd ma näksin porgandit peale. Nii et ei tasu lasta ennast petta juures olevalt pildilt. Jimmy was niidab, sest viimast niitmist on vaja veel sel aastal teha. Täna on 4. oktoober. Ma olen endiselt rase, ehk siis beebi ei ole ära sündinud, aga eile õhtul esimest korda juba midagi lubas. Nii et ma eile ikkagi mingi 6 tundi vaikselt valutasin, see ei olnud väga valus, aga ilmselt need ongi mingid ettevalmistavad valud. Mul seni ei olnud need olnud. Ja need olid juba üsna isegi regulaarsed, siukse umbes 10-minutilise vahega. Aga südaööksmed lõppesid, mis tähendas seda, et ma sain magada ja ma magasin tegelikult täna öösel päris hästi. Aga ma tundsin hommikul ärgates, et mu emaks on nii väsinud või kõht on nii väsinud, siuke tunne nagu beebi kaaluks 5 kilo rohkem, kui ta kaalus eile. Aga ilmselt ikkagi see on töö, mida siis emakas teeb. Tegelikult on mul ikkagi kaval plaan, et ma tahaks minna vannituppa tapeeti panema. Ma ei julge seda Jimmyle öelda, sest ta ütleb kindlasti ei selle kohta. Aga samas see tuleb ära teha ja Jimmyl on eelmisest vlogist nägite näpp täiesti puruks. Ta juba niigi, ma ei julge isegi öelda, ta juba tõmbas ühe niidi omal uuesti lahti, sest hakkas uuesti ehitama selle äsja õmmeldud käega ühesõnaga. Ja nüüd ta siis proovib ennast natukene ehitusest eemal hoida, ehk siis nende niukestest ehitustest, kus ta peaks käega näppe siis nagu krõnksutama. Seega, ma mõtlen, et mina ju tegelikult olen veel ühes tükis, ma saaksin ju veel tapeetida, saaks midagi ära teha, saaks seda vannituba edasi teha, et tegelikult need asjadega on üsna kiire, nüüd kuni siis selle lapse sünnini. Õnneks ma ei pea täna õhtul õhtusööki tegema, sest meil on täna pidupäev, sest Andrian, minu tubli poja, sai oma B-kategooria eksami tehtud täna. Esimese korraga, tal oli täna sõidueksami aeg, mida tootis mingi 2 kuud autokooli lõpetamisest saadik. Ja täna tegi ja ma saan aru, et ta läks seal hästi ja ma olen nii õnnelik, ma olen tõsiselt õnnelik. Ja me lubasime siis talle, või tema enda palve oli, et kui ta saab tehtud, et siis ta tahaks täna õhtul pidusöögiks Mamma Miest pitsat osta ja Napoleoni kooki ja ma lubasin, et seda ta saab, nii et seda ta kindlasti saabki. Nii et õhtusöögiga meil on siis muretu. Me küll ei ole neid asju veel ostnud, aga ju ta siis läheb ostab. Sest ma tahaksin, et ta läheks ka Rasmuse järgi lasteaeda, et äkki ta käib siis võtab Rasmuse, võtab pitsat, võtab koogi ja tuleb koju. Ma sain oma autosõidu eksamist läbi. Tubli. Mul on nüüd load, mis on load? Load, mis on täitsa load, jah. Mu sõidueksam läks hästi, väga tore oli, sain hakkama ja nüüd mul on load. Ja mis see eksamineeri ütles? Eksamineeri ütles, et kui kõik sõidaks nagu mina, siis tal poleks tööd. Ma eeldan, et läks hästi. Väga tubli. Nii et õhtusöögiks siis pizza. Selle ma jätan siis. Jah. Mulle tundub, et ma kipun üle hindama oma võimekust viimased päevad. Ehk siis ma kogu aeg ootan endalt, et ma teeksin hästi lühikese aega hästi palju ja tuleb välja, et seda maakera suurust kere liigutada sellist ei olegi nii väga lihtne. Aga kõige keerulisemaks osutus tööriiete valik ja praegu sai siis valituks see selline lohvakas kleit. Sest see kleit, mida ma enne kandsin, oli liiga kitsas, liiga ümber ja ma ei saanud sellega kükitada. Ja mul tegelikult on olemas ka raseda lühikesed püksid, millega ma muidu olen asju teinud. Aga sama asi, et need lähevad mul jalga veel ilusti, aga mul ei ole mugav nendega kükitada. Ja selle tapeedi lõikamise juures on ju kogu aeg vaja kükitada, ronida. Ehk siis kleit see siis on, liimi juba segasin kokku ja ma proovin siis natukene tehtud saada. Praegu vannitoa seisis selline pool põrandat on pandud, osa on siit veel panemata. Ja kõik need mingid, muidu põrandad on valatud ja põrandasoojustus ja asjad on olemas torud. Ja see, mis iganes niiskustõke on seinas, et siia peale lähebki tapeet. Ma praegu proovin ära saada selle tapeedi osa, sest see tapeedi tükk tuleb teistsugune kui teised. Teistesse seintesse läheb kõik hele tapeet ja sellesse nurka läheb selline roheline tapeet, mis seal maas on. Vannitoa tulemus siis põrand on maas. Ja tapeedid on seinas ja tapeedid tuli 2 erinevat, et sinna läks ikka roheline, sinna tuleb peegel
ja ülejäänud ruum läks siis heleda tapeedi alla. See sein ka siin. Ja nüüd, kui see siin mõne päeva kuivab, siis me lakime ära saunalakiga selle tapeedi. Seekord käisin mina poes. Ja vaata, mis ma tõin. Ainult, et enamuse ma tellisin ette ära tegelikult. Kuidas? Mõtlesin ainult, et enamuse ma tellisin ette ära. Jaa. Ja ikkagi pidi päris kaua ootama siin. Kuigi see tuli isegi enne aega, ma vaatasin. Ei, seda küll ootama pidi. Aga seal on seal Pärnus seal niimoodi, et seal on üks koht olemas, aga tavainimene läheb poodist, pargib sinna. Vahet ei ole. Maxima Drive-inist räägib siis. Või sellest Barbora Drive-inist. Seal vahet ei ole. See, mis koht vaba on seal, sinna kohe panevad. Nii, Jimmy käis ise siis Cash and Carry's. Raha läks üsna palju, mingi 70 €. Aga ostis siis ühe ploki neid spordiveesid Rasmusele. Siis 2 kasti, 1 kasti koolat ja teise Fantat. Mõtlesin, need olid kõige kallimad. Maksid mingi 21 midagi sentidega oli plokk pluss siis Tara. Et enamus ongi siis selle hind. Siis veidi alla 10 € saab sellist mahla, see on hästi hea mahl. See on päris apelsinimahl, kus on see viljaliha sees. Need on 2-liitrised pudelid, nii 6 liitrit, siis sükest päris apelsinimahla. See on üsna kange, aga mulle hirmsasti meeldib. Siis ma palusin, et ta tooks 2 pakki neid makroone. Need maksavad nõks alla 5 € tükk. Ehk siis ka 10 € oli 2 karpi. Aga lisaks sellele, kui need olid tõeliselt head, need on sügav külmutatud ja siis võtad lihtsalt sulama ja paari tunniga need nagu üllatavalt head. Ja siis ta oli ise leidnud sellised ka ja ostis neid ka 2 karpi sama hinnaga. Ehk siis mingi Beilise omad. Ma ei tuvastanud küll, et siin päris alkoholi oleks, aga mingi uus toode on see. Ja siis 2 karpi sõõrikuid. Need on üsna soodsad. Need on need samad sõõrikud, mida ma üks päev enne siin ühes videos näitasin, kus on siis 9 sõõrikut sees. Igat värvi, seda roosat šokolaadi ja siis seda ka šokolaadi oma on siis 3 tükki. No jõime neid sügavkülmas ja siis vahest, kui on vaja, siis võtame välja sulama. Nii et jah, joogid ja need, et kokku päris palju. Siis ülejäänud see tellimuse ma tegin Barborast. Barboras läks natuke alla 40 € toidu peale jällegi, mis tundus, et nagu on üsna okei. 3 karpi seda küpsetuspaberit, sest mul on viimane karp praegu lahti. 1 deodorandi endale, siis pärmi, 2 sellist pärmi ja 1 selle veskimeti pärmi. Siis suure koti kassitoitu, 2 sinki, vaatangi, mis kuupäevad on, 21 ja 20, okei, 2 sealiasinki siis. Siis 1 toidukoor, 1 kohupiim rosinetega, 1 täispiim, 2 võid, et võid meil siin läheb, 1 hapukoori juurde. Ja siis siin on erinevaid piimatooteid, need läksid praegu siin küll läbi segi, aga siin on emma piimatooteid, tarvatisi, siis siin oli minu arust jah, neid kohupiima hõrgutisi mõni ja pudinguid vanilje ja selle karamellipudingi ja 1 maitsestamata jogurt siis mulle müsliga söömiseks. Siis karbitäis kohukesi. Siin on erinevad, nagu ühe firma need aasakohuksed kõik, aga siin on erinevaid maitseid, šokolaadi, maasika ja kondentspiime. Siis ühe pakkumise veel neid maasika kummikumme selgus, et need on üsna sellised nagu naturaalsed kuivatatud maasika sellised tükid. Ja oskagi seda paremini kirjeldada, et need ei ole päris nagu kummikummid. Aga neil on mingi diil seal Barboras, et need ei saa nagu ükshaaval tellida. Et maksad mingi, ma ei tea, euro eest 3 tükki või mingi süke diil oli seal. Siis 1 täisteranisu jahu, sest eelmine hakkab meil otsa saama. 1 kalja, 2 mahla ja siis 1 täisterasai ja 2 kirdesai. Mulle hullult meeldib kirdesai, kui üleüldse valge sai, siis kirdesai. Üks mees piirub. Ja siis asjad, mida ma ei arvesta selle, et need asjad seal kokku maksid kõik 40 € või natukene vähem 38 midagi sentidega ma enne just arvestasin. Ja siis asjad, mis ma ka tegelikult Barborast tellisin, aga mida ma ei arvesta meie toidueelarvesse, on, siin on söögisooda, maisiterklis ja sidrunhappe. Sidrunhapet tuli oluliselt vähem, kui ma tellisin, tuli 10 pakki, ma tellisin tegelikult mingi ilge hunniku, aga neil vist ei olnud rohkem anda.
ja nendest ma hakkan tegema vannipallisoola, et ma kindlasti näitan ka, mis asi on vannipallisool. Ma kunagi tegin täitsa ka müügiks vannipalle ja ühel hetkel avastasin, et see vannisool või see vannipallisool on palju meelepärasem meie pereinimestele, ehk siis ma tahan uuesti teha. Et meil on enda varud kõik otsas ja nüüd ma tahaksin juurde teha ja selle jaoks ma tellisin siis osa toormaterjali. Ehk siis see ei ole toidu asjad ja ühtlasi tellisin siis beebile 6 pakki neid vaipse, sest need olid väga hea hinnaga praegu mingis pakkumises. Aga ma olen ka enne maininud, et hetkel ma siis beebi asju, mingeid mähkmeid, vaipse asju üldse toidu eelarvesse ei planeeri, sest et ma isegi ei kujuta ette, kui palju need asjad kõik maksavad ja kuidas seda eelarvet peaks nagu suurendama hakkama. Tere hommikust, on pühapäeva hommik ja meil on reedest saadik megatorm olnud, tervel Eestil on, ma tean. Nii töö vastu eilset ma olin üleval korrusel ja ma ei saanud üldse magada, sest et kohutav torm oli kõik ragises. Täna öösel ma proovisin magada diivani peal ka, ei saanud väga hästi magada, sest kõik endiselt ragises. Ma vaatan, kaameral ei ole väga palju akut, aga me saame lihtsalt näidata, mis olukord on. Meil eile käis, ma ei tea, kas 10 korda käis ära, aga enam-vähem niimoodi korraks elekter ära ja paar korda oli pikemalt ka. Aga praegu meil ei ole elektrit juba öösel umbes kella 3-st alates, kella 2-st alates. Enne seda käis ka niimoodi vahepeal, praegu on kell 9:30. Me nüüd tõusime ülesse, aga meil ei ole vett, meil ei ole elektrit, meil ei ole telefonilevi, kuskil öösel läks telefonilevi ära. Mul on kahe erineva firma SIM-kaardid ja mitte kummalgi ei ole. Ainult hädaabikõnesid saab teha, et mitte et netti pole, net läks juba ammu ära, aga nüüd ei saa enam helistada. Hommikukriisiks oleme valmis. Lavustav kohvi, 2 tassi, see on retsept. 2 tassi. Siis on priimus, vesi ja külmkapis saab piima võtta? Külmkapis saab piima võtta ja siis on esimene laks on tehtud. Nüüd käib super külmkapi avamine, asja võtmine ja kinnipanek. Ja hommikusöök on ka olemas. Kriisi ajal, miks mitte, tuleb nautida seda, mida on. Torti ja kooki, või seda torti ja kohvi. Ma räägin, et ei tasu nagu mingi tatart ja kuivikut süüa, kui ei ole elektrit ja kõik on halvasti. Et siis on juustu veini või torti ja kohvi aeg. Ja sisetunne ütles eile abikaasale, et tee kook. Kellegi. Jah, et päeva hommikul saaks nautida. Täpselt, nii on. Ja sügav külma proovime siis mitte avada. Et nii kaua, kuni on kõik külmetanud asjad on nii-öelda kinni, nii kaua tegelikult temperatuur säilib üsna kaua seal. Tere teisipäeva päikselist hommikut. Ma pidin päriselt minema kalendrist vaatama esiteks, mis päev on ja teiseks tegelikult kuupäevaga, sest mul oli vaja kuskile kuupäeva kirjutada. See on see kodune elu, reaalselt ma ei tea nagu ammu juba, mis päev on ja mis kuupäev on. Aga ma tean, et me korra tegime siin kiire lülituse pühapäeva hommikul vist jah, kui meil ei olnud elektrit. Ja praegu on tegelikult, ma ütlen teisipäev ja kell on jumalast vähe. Poisid läksid ära, Andrian läks Tallinnasse, ta läks hommikuse lennu peale, sest ta pidi minema arsti juurde ja Jimmy läks viis Rasmuse lasteaeda hommikul ja läks tööle. Ma tegelikult juba ärkasin mingi paar tundi tagasi koos, või selleks ajaks, et Rasmus valmis panna ja ära saata. Jõin nüüd kohvi, scrollisin telefonis, tegin, mitte päris vist mingi 1,5 tundi tagasi umbes ärkasin. Ja nüüd tulin siia täpselt sellisena, mõtlesin nii tore, et on ikka jäädvustada selliseid armsaid hetkiga, aga tegelikult mul lihtsalt praegu olin diivani peal ja scrollisin telefonis ja siis järsku mõtlesin, et issand, mul on nii palju jutte, mida rääkida. Mul on nii palju asju, mida jagada ja siis ma kohe pidin kaamera võtma, sest et muidu ma jälle jätan filmi mõtte ja siis see jääbki. Esiteks, väljas on imeilus ilm, aga täna öösel oli esimest korda öökülm, nagu päris külm, nii et kui me hommikul ärkasime, siis maa oli kõik valge, aknad jääs, kõik jäälilled olid akende peal, autod olid paksu jääkihi all või ikkagi sellised pidi päriselt neid soojendama selleks, et sõita. Ja nüüd ma ei tea, talv nüüd tuli peale seda suurt tormi järsku tuli siis külm. Peamegi täna õuest vee kinni panema, sest meil on majast läheb nagu välja ka kraan, aga see kraan tuleb ära sulgeda, sest et muidu see külmub lihtsalt lõhki. Ma loodan, et seda veel ei juhtunud ja ma loodan, et Jimmy täna paneb selle korda. Aga selle pühapäevaga seoses ma tegin pühapäeval, kuna elektrit meil ei olnud. Meil tegelikult siis käis on ju elekter ära mitme päeva vältel, reedest alates hakkas see torm pihta ja meil käis korduvalt ära. Aga ütleme kõige pikemalt ära oligi meil siis südaööst vastu või veidi peale südaööd vastu pühapäeva ja
ja tuli ta siis tagasi kuskil pühapäeva päeval ja peale seda vist 2 korral käis veel ära. Mitte väga pikalt, siuke mingi tunnike või nii. Aga et me ei olnud nagu siuke ööpäevi, aga ma tean, et paljudel inimestel tänase päevani ei ole elektrit ja eile just kuulsin uudistes, et Elektrilevi vist ütles, et prognoos on, et osad inimesed võib-olla saavad alles reedeks omale elektri tagasi. Ja kuna ma jagasin siis meie mõnusat hommikukohvi ja tordi söömist Instagramis ka, siis pühapäeva ikkagi suure osa pühapäevast ma vastasin Instagramis inimeste küsimustele ja sõnumitele. Tõenäoliselt teie siis, paljud teist, kes ka äkki seda vaatavad. Et mida nende, ühesõnaga inimesed hakkasid küsima siukseid häkke ja nippe, et kuidas eelkõige toidu osas, et kuidas ma seda toitu säilitan ja mis nüüd saab ja elektrit pole juba, ma ei tea, 10 tundi ja nii edasi. Seepärast ma mõtlesin ma kiirelt, kuigi ma seal kõikidel inimestel vastasin ja ma olen neid Instastorysid teinud ja ma olen kogu aeg mõelnud, et ühel päeval ma hakkan tegema mingit kriisivalmiduse, mingit sellist videosid siia kanalile ka, et neid saaks tagasi vaadata, sest seal Instagramis ongi see teema, et see story kestab ju natuke aega ja ma olen maailma kõige kehvem see highlightide tegija ka, mida ma pean ka ennast käsile võtma ikkagi panema need sinna highlightidesse, et siis ei pea kogu aeg neid uuesti filmima. Aga kuni ma ei ole seda teinud, siis lihtsalt kiiresti nagu mainin ka see kõige põletavam asi, mida inimesed küsivad, on see elekter läks ära, mitu tundi pole olnud, mida ma toiduga teen. See on nagu number 1 asi. Ja esiteks lihtsalt võib-olla kiired nipid, mida siis toiduga teha. Kõige suurem probleem tegelikult on ju selle toiduga, mis on sügavkülmas. Eriti kui sul on varud ja kui neid varusid on palju, siis sügavkülma toidu kõige peamine siuke kuldreegel on see, ära ava sügavkülma, kui sul ei ole elektrit. Iga kord, kui sa teed sügavkülma ukse lahti, ükskõik kas see on siis külmkapi sügavkülm või meil on ka kirst, on ja absoluutselt iga kord, kui sa selle avad, sa lased sealt mitu kraadi külma välja. Ehk siis see hoiab, sügavkülm on disainitud ja loodud nii, et ta hoiaks külma ka siis, kui ei ole elektrit. Ehk siis, ja kõik need asjad, mis seal sees on ja kui nad olid enne korralikult külmunud, siis nad ju toimivad täpselt samamoodi kui siis, kui sa külmakasti paneksid selle sügavkülma või selle külmutuselemendi. Teete küll need mingi veega täidetud kuubikud, mis sa lased siis jäässe ja paned oma külmakasti ja see hoiab tunde külmalt. Et tegelikult ju kõik need asjad, mis sul seal sügavkülmas on, tegelikult toimivad täpselt samamoodi. Ehk siis nad hoiavad külma. Ja läheb aega, mina julgelt esimesed 12 tundi ma ei muretse oma sügavkülmade pärast üldse mitte. Ma üritan ikka mitte kordagi avada selle 12 tunni jooksul. Peale 12 tundi, siis natukene oleneb, et kui sul on sügavkülm väga asju täis, ehk siis siuke üsna triiki täis, sügavkülma kirst meil on päris triiki täis. Mida rohkem sul on asju sügavkülmas, seda kauem see külmana hoiab. Jällegi loogika on ja, et mida rohkem jääd on kokku surutud, seda aeglasemalt see sulab. Mida vähem sul on asju, seda kiiremini need sulavad. Ühtlasi, asjad ei hakka sulama läbi segi kõik korraga. Alati sulavad rohkem need asjad, mis on siis ääre pool, ukse pool, kuskil tihendite pool, need, mis saavad rohkem õhku. Ehk siis ka sügavkülma asju paigutades tulevikus võib-olla tasub mõelda, et siuksed õrnemad asjad või need asjad, mis siis mida sa kardad nagu, et nad sulavad kiiresti, et võiksid olla kuskil keskel pool ja mis võib-olla riknevad kergemini, ma ei tea, kala näiteks või ma ei tea, mis sul sügavkülmas on ja et mina oma lõhetüki panen sinna kõige keskele, sest ma tahan, et see säiliks ja ma ei taha, et see kiiresti halvaks läheks. Aga eks siis põhimõte on see, et isegi kui pealt on midagi sulanud, et sa teed ukse lõpuks lahti ja seal on, ma ei tea, esimesed marjad on sulanud või mingi sai või liha, siis see ei tähenda, et kõik asjad on sulanud. Siis järgmine samm on see toit ikkagi ära valmistada. Kui seal on toit, mis on riknemas, siis on võimalus see toit on ära valmistada. Meie saame seda teha. Ma saan aru, et see ei ole kõigi jaoks väga lihtne, aga siiski. Olemas on ja puuküttel, ahjud, pliidid. Et meid aitabki palju see, et meil on ahipliit, meil on see pitsa ja leivaahi. Et kõik need asjad, mis aitavad seda liha ja neid tooteid ära küpsetada või ära valmistada, ma ei tea, croissandid valmis küpsetada, see kõik on juba aitab toidul kauem säilida. Lisaks on võimalus neid asju grillida, tavalise grilli peal, ühekordse grilli peal, priimuse peal. Et neid variante on üsna palju. Ehk siis järgmine samm peaks olema midagi ära tarbida. Kui seal on siuksed asjad, mis tahavad tarbimist, ma ei tea, värsked marjad, siis teedki omale marja mingit möksi, paned saia peale ja naudid sinna hea kohvi kõrvale hommikul. Aga kui on asjad, mida sa saad ära teha, siis tegelikult see kuldreegel ongi, et küpseta asjad valmis, isegi kui seda asju on palju, sest kui sa ma ei tea liha ära küpsetad, siis tegelikult ja sul on koht, kuhu teda panna jahedasse, et meil on kelder selle jaoks või 2 keldriruumi, siis on täiesti okei, see asi säilib veel nädala jagu. Et kui see liha korralikult ära küpsetad, siis ta ei rikne nagu tundidega,
ehk siis sul on võimalus seda toidu säilivusaega tegelikult pikendada ja siis on juba tõenäosus, et sul on elekter tagasi ja sa saad vajadusel ka selle küpsetatud liha uuesti sügavkülma panna, et ka see on variant, on ju. Ehk siis mõte on hakata otsast mõtlema rahulikult, kuidas seda toitu võimalikult kaua säilitada, et siis otsast seda tarbima hakata ja vaadata, et sellest võimalikult vähe läheks raisku, sest see tõesti ei ole lahendus, et elekter läheb ära, sa käid iga tund seda toitu seal katsumas ja vaatamas, midagi ta ette ei võta, ta riknebki tundidega, sest sa kogu aeg lased selle sooja sinna kappi. Kui sul on külmkapjasid, külmkapjasidega ongi lihtne, et sa saadki need tõsta enne keldrisse. Kui sul keldrit ei ole, siis näiteks praegu on jahedad ilmad, hea on panna rõdule, kilekotiga akna taha. Kui sul on mingid linnud akna taga, siis ära pane kilekotiga, pane mingisse kinnisesse ämbrisse potti, teibipott ära, lase see akna taha rippu see pott. Kõik niisugused asjad on võimalikud. Pane see külma vette, kui sul on vett kodus. Jällegi, vahest on, vahest ei ole, et elekter võib ka tähendada elektri puudumine, et ei ole vett. Meil on ka kaev või meil on 2 kaevu, aga meil on ka salvkaev, et täiesti okei on lasta ämbriga salvkaevu mingid asjad, mis sa tahad, et säiliksid. Ja ka maasse kaevata, et seda olen ka alati soovitanud, et kui nagu mitte mingit muud varianti pole ja kõik, ma ei tea, et sul nagu tõsiselt on vaja seda toitu säilitada, näiteks sa oled kuskil maal, sa ei saa ka liikuma, teed on kinni, sa ei saa lubada endale seda, et sul see toit läheb raisku, siis on võimalus ka see maasse kaevata, sest maapind on alati ühtlaselt jahe läbi aasta, ükskõik kas on suvi või talv. Ehk siis on erinevaid variante ja kui sul ei ole nagu ühtegi nendest variantidest, aga sul on näiteks õli kodus, asjad riknevad, miks asjad hakkavad riknema, näiteks liha. Lihatooted hakkavad riknema sellepärast, et nad puutuvad kokku hapnikuga ja seal tekib siis keemiline reaktsioon, mis hakkab siis seda lihatoodet nii-öelda lagundama ja ajama riknema. Kui sa suudad ära lõigata selle liha kokkupuute või selle toiduaine kokkupuute hapnikuga, siis see toiduaine säilib palju kauem. Et kui seal, minul on ka õlivaru, ei ole nagu väga suur, aga mul mõni liiter õli on alati kodus. Et kui mul on midagi väga vajalikku ja väärtuslikku, mis tahab säilitamist, siis on ka variant, et sa võtad oma selle lihatüki, võtad natukene suurema poti või mingi kinnise anuma, näiteks plastikkarbi asja ja valad selle toiduaine õlisse täiesti nii, et oleks täielikult kaetud, et ujuks seal õli sees. Ja samamoodi see õli aitab siis sellel toiduainel säilida ja samas see õli ei riku kuidagi seda toitu, et toiduõlist räägime siis siinkohal. Ehk siis minu peamine soovitus tegelikult on see, et inimeste kriisivalmidus peaks olema selline, et ükskõik kui ebamugav sul on ja kui nõme päev see on ja kui elekter läheb ära ootamatult ja seekord oligi, ma kuulsin nii palju inimesed ütlesid, ma ei teadnudki, et torm tuleb. Mina ka ei teadnud, ma ütlen ausalt, ma sain seda alles reedel teada siis, kui torm oli käes, avasin uudised ja nägin Postimehe esilehel oli, et ilmateenistus andis saartele hoiatuse terveks nädalavahetuseks või midagi siukest. Vaata, ma nüüd enam tööl ei käi, siis ma ei ole kursis, et enne ma olin nagu niuke siseringis rohkem kursis võimalike tormide ja võimalike siis siukeste keeruliste ilmaoludega. Et nüüd ma olen kodune, nüüd ma saan asju teada siis, kui kõik ülejäänud maailm. Ja et inimesed ei olnud ka nagu valmistunud on ja polnudki nagu võimalust või aega valmistuda. Aga, ja tegelikult ju kestis üsna pikalt, nagu harukordselt pikalt see torm sel korral. Ja sellepärast ma olen kogu aeg öelnud, et see kriisivalmidus peabki olema elustiil. Ja kriisivalmidus all ma olen ju alati mõelnudki seda, et isegi siis, kui on siuke ebamugavus või siin tabab elus kriis ja see kriis ei pea olema, ma ütlen mingi meil on täna maailmas väga suuri kriisi ka, et meil mitu sõda siin käib, aga selle kriisivalmiduse juures ma ei pea nagu silm tingimata, ma ei tea seda mingit Iisraeli sõda, vaid ma pean silmas neid samu asju, mis sul kodus igapäevaselt juhtub. See sama asi, et ootamatult läheb reede öösel elekter ära ja tuleb alles mitme päeva pärast. Või et hommikul sa ärkad ja ei ole elektrit, sa ärkad pühapäeva hommikul, olles juba enamus tormist üle elanud ja kõik oli hästi, ja ärkad ja siuke kohviisu on ja tahaks süüa ja pere on kodus ja elektrit ei ole. Ja pliidi alla parasjagu ei saa teha tuld ka, sellepärast et torm on täpselt siukse nurga alt, et see tuul puhub sul pliidist sisse, mitte ei tõmba tossu välja. Et mida siis teha? Et sellisteks hetkedeks inimesed peaksidki valmistuma või olema teadlikud, kuidas siis hakkama saada. Ja need ei pea olema üldse suured asjad, et meie võtsimegi oma priimuse välja. Meil on siis täitsa siin... See on lihtsalt siin peal, ei ole isegi mingi reklaam praegu. Jim ei ole seda lihtsalt ära pannud. See on pisike gaasipõleti. Priimuse põhimõte ongi siis see, et see on siuke nagu väike pliit. Neid gaase on erinevaid, on väiksemaid, suuremaid. Need on ohutud, neid tegelikult võib toas kasutada. Lihtsalt peab neid toas kasutama nii, et see oleks tõesti ohutu, et siia tekib leek, see on nagu väike gaasipliit.
et see ei oleks kuskil põleva materjali lähedal. Meie panime selle enda suure puupliidi peale, sest seal on, et see on ju tulekindel ja seal on siuke hea turvaline nurk, aga sa kindlasti leiad kodus omale selle sobiva koha. Sellega oli kaasas väike pott ja tegelikult väike pann, mis käib siis selle poti kaaneks, aga ja mis meie siis tegime, me panime siia sellesse potti vee, panime selle vee keema, Jimmy tegi meile kohvi, Rasmus tuli kui siis praemuna, siis ma selle panniga ei teinud, ma võtsin tavalise kodupanni, panin siia priimuse peale, praadisin oma lapsele muna, eelmisel päeval olin valmis teinud tordi, võtsime tüki torti kohvi kõrvale ja kõigil oli jumalast mõnus olla. Oligi täiesti nagu tore, sest meil olid kõik asjad olemas. Meil oli lahustuv kohvi, meil muidu seal mu selja taga seal nurgas on kohviaparaat, et muidu meie kohvi tuleb on ju ubadest. Aga just nimelt sellepärast, et ma tean, et kui mul on selline hommik, kus ei ole elektrit, siis mul on null motivatsiooni hakata otsima mingit asja, millest siis hakata seda uba seal puditama, et sellest kohvitesest toast ei saa ju nagu siin priimuse peal kohvi teha, onju. Ja tegimegi oma selle lahustuva kohvipurgi lahti, keetsime vett ja nii mõnus oli. Kuna see kohvipurk säilib nagu mingi, ma ei tea, paar aastat, siis tegelikult see ongi selle ühe purgi lahustuva kohviga me elamegi võib-olla siin mingi paari aasta kriisid üle. Ehk siis seda kulub ju väga vähe ja ma ei ole pidanud selleks mingit suuri väljaminekuid tegema, need on tavapärased asjad. Ehk siis, ühesõnaga, kui ma jõuda tahtsin, on see, et minu sõnum on see, et kui sul on nagu siuke ebameeldiv hetk või siuke keeruline hetk või sa jääd ootamatult haigeks või su laps jääb haigeks või teed tuiskavad kinni või mis iganes muu probleem on, siis on täiesti kõige õigem minu arust viis selle lahendamiseks ei ole see, et minna paanikasse, telefonid ei tööta. Meil oli näiteks telefonilevi polnud, internetilevi polnud, ainult hädaabikõned. Torm oli siuke, et ei tahtnud nina välja pista, vetsul lendas katus minema, välivetsul, et siuke nagu, et sa ei teagi täpselt, mis sul nagu siit toast väljaspool toimub, onju. Siis ei ole kõige parem toon hakata paanitsema, minna otsima mingit lähedasi tuttavaid, sõitma kuskile kaugele poodi, et äkki seal on midagi lahti, äkki poes on elektrit, et ei ole vaja. Tegelikult ju Päästeamet ka soovitab, et püsi kodus, kui sul on, kui väljas on torm ja ohtlikud ilmaolud, ole kodus, ära tekita endast seda inimest, kes ka abi vajab keset seda tegelikult ju kriisiolukorda, kus inimesed nagunii peavad päästma neid, kellel päriselt on abi vaja, kus on möödapääsmatu, kellega on juhtunud mingid õnnetused selle tormi pärast. Ole kodus, tee omale tass mõnusat teed või kohvi või mis iganes sina tarbid, võta keldrist omale hea vein, luba omale pokaalike, võta midagi head süüa, et ei pea käsi haarama selle kuiviku ja mingi konservi järgi sellel elektrivabal hommikul ei pea, võta külmkapist torti või sahvrist mingit, ma ei tea, oma lemmikküpsis sinna selle kohvi kõrvale. Naudi, tee omale üks tunnikene siukest hingetõmbepausi, võta pere kokku, mõelge rahulikult läbi, okei, elektrit pole, me ei tea, millal see tuleb. Mis meil on, mis meil plaanis on, kust me vett saame, et okei, vett ka pole, sest elektrit pole, kust me saaksime vett kõige kergemini ja kiiremini, et saaks vetsus ära edasi käia, et saaks vett peale kallata, et isegi kui vetsupaagist vett ei tule, siis on ju võimalus ise seda peale kallata. Kust me saame joogivett, kas meil on asjad olemas, kas on midagi, mis hetkel on möödapääsmatu, kui meil on külm, kas me saame kuidagi kütta, võib-olla otsime soojad sokid välja. Ehk siis nagu tehke plaan, tehke seda rahulikult, tehke seda heas positiivses meeleolus, siis te jätate väga palju stressi läbi elamata, te jätate väga palju oma närvirakke alles ja tegelikult saabki kõik korda. Ja meie seda kõike tegime ja see oli nagu lisaks selle kõigele, see tegelikult on nagu tore. Ja minu arust mulle meeldib see, et inimesed, kes on valmistunud ja kellel on nagu okei ja kes ei lähe paanikasse iga kord, kui mingi elu tabab niuke väike mingi võbelus või värelus. Ja okei, see kõik kestis siuke 48 tundi, aga tegelikult läks tänaseks juba elu ju normaalseks tagasi. Kõik käivad tööl lasteaias, väljas paistab päike ja kõik ongi hästi, onju. Et kõik asjad lähevad mööda, aga need kriisid lähevad mööda, aga mõte kriisivalmidusel ongi see, et see mööda minev ebameeldiv aeg oleks võimalikult mugav, võimalikult tavapärane, võimalikult vähe oleksid inimesed sellest mõjutatud ja loomulikult, et võimalikult vähe seada ohtu ennast ja siis enda lähedasi. Et ühesõnaga, need teemad lihtsalt tulid nii teravalt üles, sest inimesed küsisid ja samas mul on nii hea meel, et te küsite. Ikka küsige, kui teil on mingi mure, siis küsige, kui ma vähegi oskan, saan aidata, nõu anda. Kui mul on teadmised ja kui mul ei ole, siis ma uurin. Ja kui sinul on teadmised ja soovitusi teistele inimestele, alati jaga neid ka, jaga siia video alla, jaga neid oma lähedastele, et tegelikult on maailmas nii palju nii lihtsaid nippe ja siukseid häkke, mida teha ja kuidas on võimalik väga lihtsaks oma elu teha, aga siis, kui on nagu keerulised ajad, et
Ühesõnaga, niisugused varahommikused mõtisklused ja soovitused sulle. Igal juhul nüüd on jälle ilm ilus, nii et õige aeg on siis oma kriisivalmitusega jälle tegeleda oma varudega, oma läbimõtlemistega, oma perega rääkimisega, katsetamisega, et kui sul on kodus priimus ja sa pole kunagi selles vett keetnud, tee seda siis, kui sul elekter on. Proovi lihtsalt läbi, kuidas see tunne on, vaata, kus sa seda saad kodus teha. Vaata, kas üldse toimib, kas gaasi on, kui sul on generaator, pane see tööle esimene kord nii, et sul on elekter, sest et kui sa hakkad esimest korda seda tegema siis, kui sul elektrit ei ole, siis suure tõenäosusega sa ei saa seda tööle või seal on mingi tõrge. Ehk siis tegele sellega täna, võta selleks perega, ma ei tea, vabal päeval mingi paar tundi, vaadake oma asjad üle, tehke plaan, tehke asjad läbi ja teil on palju lihtsam siis, kui on keeruline hommik. Aga nüüd mul on vaja ennast valmis sättida, sest ma hakkan varsti Kärdlasse minema. Aga ma tundsin, et ma pean enne sättimist tulema ja sinuga need kriisiasjad ära rääkima, sest täpselt siuke tunne oli. Aga nüüd proovime minuga midagi peale hakata, kuna täna on ilus ilm ja mul on täpselt siuke tunne, et võiks natuke ennast korrastada enne kuskile sõitmist. Nii et vaatame siis, kas sellest saab midagi muud või ei saa. Ja välja tuli. No midagi tuli. Nüüd on aeg minna riidesse panna. Vahepeal siis, väike on nii ere. Juhtus siis veel selline uudis, et ma otsustasin oma automüüki panna, oma selle Škoda Kodiaqi, kus ma praegu olen. Nii ere päike on, tahtsin sulle muidu näidata. Megai auto on. Ma panen sinna alla lisainfosse autokuulutusega. Juhuks, kui see ei ole video ülesmineku ajaks veel maha müüdud, siis sul on võimalus auto ära osta. Tõsiselt hea auto, see oli mu mingi hullu unistuste auto ja tegelikult see on siiamaani, aga lihtsalt see täna hetkel või üsna peagi enam ei täida päris neid vajadusi, mis mul on, sest olgem ausad, meil on Jimmiga peale selle beebi sündimist 2 peale 4 last, kes siia 5-kohalisse autosse kuidagi ei taha ära mahtuda. Ehk siis meie vajadus oleks vähemalt 7-kohaline auto ja tegelikult neid Škoda Kodiaqe on 7-kohalisi ka. Nii et ma isegi ei välist, et ma ühel päeval võiksin uuema 7-kohalisega sõita, aga hetkel see 5-kohaline jääb meile liiga väikseks. Nii, mul on arsti juures käidud. Ma käin reaalselt siin arsti juures nagu iga päev. Sõidame siit parklast välja, siis ma saan kohe rääkida. Ühesõnaga, rasedusega on mul niimoodi, et mul on ülehomme tegelikult tähtaeg. Aga kuna mu vererõhk on siin trikitanud juba mingi peaaegu paar nädalat, ehk siis läinud üsna kõrgeks, mul on antud vererõurohtu, nüüd vahepeal suurendati doosi, sest et see päike on nii ere, aga sa annad mulle andeks, on ju. Suurendati vahepeal doosi, et see siin piisavalt nagu hoiaks rõhkusid all. Praegu oli okei, käisin analüüs andmas, kõik on korras. Lihtsalt ma tunnen ise, et see hirmsasti mind nagu vaimselt väsitab, et iga päev on siuke erinev info, et kas, kuna ega selle vererõhu vastu enam midagi teha ei saa, et selle vererõhu vastu aitab ainult ära sünnitamine. Aga kuna beebi pole ise sündima hakanud, siis see tähendaks seda, et aitab esile kutsumine, et tuleb ära sünnitada. Aga omakorda see praegu on siuke, et iga päev otsustatakse, et kas nüüd või mitte nüüd või kuidas nüüd. Ma tunnen ise, et minu sellise inimloomusele sobiks paremini see, et mul oleks teada, et kui ta nüüd ära ei sünni, siis kutsutakse esile mingi liks päeval ja samas ei taheta seda otsust teha, millest ma saan aru, et ma ise ka ei ole olnud pigem seda, või ma olen olnud pigem kogu aeg seda meelt, et palun ootame vähemalt tähtajani, kui see on võimalik, et siis on ta ikkagi nagu tähtajaline ja küps ja nagu nii et jah, nüüd on kõik lihtsalt siuke ootamise mäng, aga kuna hetkel on kõik okei, et midagi väga hullu ei ole mul, vererõhk on hetkel kontrolli all selle uue doosiga, analüüsid on korras, tuju on hea, enesetunne on hea, siis nüüd on praegu järgmine info selline, et reede hommikul ma lähen haiglasse sünnitusosakonda teadmisega, et võib-olla tuleb esile kutsuda, aga võib-olla lastakse mind veel koju. Et siis reede hommikul vaadatakse veel uuesti analüüsid üle, tehakse kõik vajalikud protseduurid ära, kontrollitakse, et kas et oleks nii-öelda alust kaaluda, kas esile kutsumise risk on väiksem sel hetkel, kui siis kõik need muud tervisehädad, mis mind on siin vaevanud või peamiselt siis kõrge vererõhk. Ehk siis vaatame, 3 päeva on nüüd siis selleks aega. Et ma siis reedel valmistun selleks, et võib-olla hakatakse esile kutsuma ja võib-olla mitte. Nii et endiselt elame teadmatuses, aga eks see ongi, see vaata rasedusega ju kunagi ei teagi.
mis ajab mind nagu nii naerma, et inimesed reaalselt, see on müstiline, kui paljud inimesed mulle kirjutavad ja helistavad ja et no kas juba sünnitad, no kas laps on käes. Esiteks, mina, kes ma elan kogu oma elu nagu Instagrami stoorides ja ma ei tea, videotes ja igal pool, no ütleme sükest igapäeva kiiret adekvaatset elu ikkagi Instagrami stoorides on ja, siis reaalselt terve maailm juba teaks, kui ma oleks ära sünnitanud, seega nagu need küsimused on täiesti ebavajalikud, aga mis mind veel eriti naerma jäävad, on muidugi need küsimused ja kui ma ütlen naerma, siis ma tegelikult ütlen, et see häirib mind. Et inimesed küsivad, millal sa lähed sünnitama? No ma ei tea, millal. Ma proovin nagu selle beebi käest küsida, aga ma tegelikult ju ei tea, kas see juhtub nagu täna või homme või nädala pärast või ja tegelikult on ju võimalus on tegelikult, et lastakse veel üle kanda. Et reedeks on ta siis juba üle tähtaja läinud, aga tegelikult ju kui kõik on hästi, siis nad võivad veel seal nädala lasta üle tähtaja. Ühesõnaga, et siuksed põnevad asjad, nii et ma oluliselt targemaks ei saanud, aga ma sain ikkagi kindlust, et täna mul on kõik hästi ja see mulle sobib, et mulle meeldib. Ja see teadmine ka, et mul tõenäoliselt on veel paar päeva aega toimetada ja tegutseda toimetamisest rääkides. Tegelikult selle vlogi algul ma ütlesingi ju, et me püüame siis nüüd nii-öelda beebiga võidu joosta ja vaadata, mis me saame tehtud. Me oleme saanud mitu asja tehtud, aga me ei ole saanud neid ühel või teisel põhjusel filmida. Peamiselt sellepärast, et meil on ikkagi nii pime üleval korrusel ja see kvaliteet ja kõik on nii kehv. Me vahepeal oleme siis ära pannud vannitoa tapeedi, seda ma näitasin, see kuivas 3 päeva. Ja nüüd eile või üleeile vist, ma lakkisin selle kõik ära saunalakiga, nii et tänaseks peaks olema kuivanud, nii et tegelikult täna peaks saama vannitoas siis toimetada edasi üleval vannitoas. Hakata siis tegelema kõikide muude asjadega, nii et mul ikkagi väike lootus on, et äkki saab asjad reedeks midagi seal ikkagi tehtud, vetsupoti paika ja miskit. Et ma loodan, sest see oleks ideaal, et saaks seal üleval vannitoas ikkagi nii kaugel asjad, et ma saaks peale sünnitust üles korrusele kolida ja jääda sinna, et ma ei peaks trepist käima üles alla. Et seal saaks vett ja vetsu ja oma tubadesse ja siis ma ei peaks nagu alla korrusele mingit esmast niisugust hädapärast sisseseadet tegema, aga no vaatame. Siis vahepeal, ühesõnaga, niisugused on siis need beebiuudised ja ma ikkagi pean neid filmima, sest need on olulised uudised, kunagi endale ilmselt tagasi vaadata on oluline teada, mis oli ja kuidas oli. Teisel teemal, hästi mitmed inimesed teist küsisid, et kuidas selle jagas müümisega oli. Ma panin mingi kas nädal tagasi või niimoodi jagas esimest korda elus müügile mõned asjad, sest et kui ma näitasin koristamisvideot, siis hästi paljud küsisid, et müü mulle see ja anna mulle teine ja pane jagasse ikka müüki ja mul ei olnud mitte mingit plaani seda teha, mul olid kõik asjad juba pakitud, et viin kohalikku siia taaskasutuspoodi need ja siis ma ikkagi võtsin need kotid uuesti lahti ja panin mõned asjad müüki, mitte väga palju asju, aga mingid, ma ei tea, 8, 7, 8, 9 asja, midagi niimoodi täitsa uued asjad ja mõtlesin, et ma ei hakka mingi kasutatud asju müüma, ühe asja vist müüsin kasutatuna. Aga, ja teate, ma pean ütlema, et see oli mega lihtne. Kes ei ole seda teinud, soovitan proovida. See oli nagu nii lihtne, et tõmbad oma läppi, põhimõtteliselt saad pildi teha kohe seal otse äpis, sa ei pea mitte midagi ette valmistama. Kõik asjad on niisugused lihtsad, eeltäidetud, mingi linnutad seal mõned asjad. Küll see jaga võtab vahelt kasumit sellest, iga eseme müügist päris niisugust märgatavat vahet kasu, aga samas siiski. Ma arvan, et see ongi see läbi mõte ja kuna see on kõik nii lihtsaks tehtud, siis kindlasti oleks seal ilmselt mõistlik müüa nagu mingeid kallimaid esemeid. Mina panin asjad hästi odavalt müügile ja miks ma jällegi ei taha nagu mingeid asju seal müüa, mis on mõned asjad on nagu mõttetu müüa. Mul on näiteks mingid täitsa uusi, veel täiesti kandmata mingid raseda T-särke asju, aga reaalselt, kui need on poes ja eriti soodusajal nagu nii soodsad, et kui ma müüksin seda veel soodsamalt ja saaksin sealt tagasi vähem raha, kui ma kütuse peale maha sõidan, et need automaati viia tagasi ja samas neid pakke ei ostetakse, nii nagu minul muidugi vedas, ma esimese 24 tunniga müüsin kõik asjad maha, panin kõik pakid korraga posti. Aga kui sa ükshaaval neid asju seal müüd on ja, siis sa pead iga kord ju selle paki automaati viima, sest sa tahad, et inimene saaks ju kiiresti selle kätte ja nagu see ongi selle asja mõte. Aga samas, kui ma pean selleks iga kord sõitma nagu päris tüki maad, sest mul ei ole automaat väga lähedal, siis see jällegi ei tasu ennast ära, ehk siis kokkuvõttes
ühesõnaga, kui sa oled linnas ja sul on mugav neid pakke postitada, siis kindlasti tee seda, see paki postitamine on hästi lihtsaks tehtud. See süsteem kõik eeltäidab, annab sulle koodi, nii et sa põhimõtteliselt, mina panin TPD-sse, läksin, vajutasin 6-numbrilise koodi, mille süsteem mulle oli sõnumiga saatnud ja see oli kõik eeltäidetud selle inimese kohta, kuhu see pakk läks, ma ei pidanud mitte midagi tegema, panin kleepsu peale asja automaati. Hästi kerge, ühesõnaga see kõik on hästi lihtsaks tehtud, nii et selles mõttes ma igal juhul soovitan proovida. Mina olin rahul, ühe korra olen nüüd proovinud ja ma olin väga rahul ja ma kindlasti panen sinna veel asju. Aga mida ma ilmselt ei tee, et ma ei pane sinna ükshaaval asju, et ma mõtlesingi, et ma niisugused korralikumad asjad ilmselt jälle kogun kokku ja siis jälle mingi aja tagant nagu panen mingi posu lootuses siis suurem kogus väiksema ajaga maha müüa, et saaks postitada neid siis korraga. Et lihtsalt minu jaoks on see kõige mõistlikum. Ma arvan, et mul on nagu see jutt käib mingi ühelt teemalt teisele, mitte nii palju mõtteid on peas. Kui ma ütlesin sellest ehitusest rääkisin, et vannituba sai siis lakitud, tehtud, siis veel üks asi, mille eile Jim ära tegi, ta soojustas ära teise korruse lae pealse. Ehk siis meil saab praegu teise korruse lae peale, saab rõdul on see luuk, ta pani selle milleski suvel, et saaks, sest meil tegelikult on nagu majal justkui 3. korruse niisugune võimekus ka, et seal on meil hästi kõrge see katuseviil ja siis kõik seinad ja niisugune nagu need kaldseinad teisel korrusel olid kõik juba soojustatud ja ju valmis tehtud, aga viimased need soojustuse plaadid olid veel laotamata siis sinna teise korruse peale, ehk siis teise korruse lae peale. Nii et ühesõnaga katusalon oli soojustatud, aga lae peal seda veel ka soojustus ära. Nii et eile ta käis siis neid laotamas, nii et sellega nüüd on ka korras, et peaks olema kõik soojustus lõpuni ära pandud. No see ei olnud nagu mingi iigelsuur töö, ma saan aru, aga jälle siuke asi, mis tahtis tegemist. Et vaikselt on ikkagi olnud. Jimmy vahepeal helistaski, ma ütlesin, et sul on mingi paar päeva aega nüüd, et see vets seal ikkagi valmis saada. Ta lubas siis tulla peale tööd koju ja hakata kohe toimetama, et ikkagi proovida selle vannitoaga nii kaugele saada, kui vähegi võimalik üleval korrusel, aga seal ikka teha on nagu miljon. Aga poole viga meil juba on väga mõnus. Nii, ma jõudsin nüüd koju tagasi. Ma tahtsin autot näidata sulle. Näidan sulle autot. Ja auto ise on siis selline nunnu. Ja veel tegelikult üks põhjus loomulikult, miks ma saan praegu seda lubada, et ma kohe müün selle auto maha ilma enne uut ostmata, on see, et meil on üks auto üle. Meil see Volvo on üle. Me lasime sellega just korda teha. Nagu tal oli rehvsin puruks suvest saadik ja tahtis ka hooldust, et see on 7-kohaline ja ma hetkel ikkagi väga palju sõidan sellega. Ehk siis mõtet on hoida ühte liisingautot niimoodi, et ma tegelikult sellega väga sõita ei saa. Auto on ilus, korras. Näitan korra niimoodi ka. Nüüd anda siis seest. Siis väga tore asi on see, et uste sees on vihmavarjud. Ühe korra olen neid kasutanud. Nii et kui vihmaga pead välja minema autost, siis on auto ustel on niisugused toredad asjad, lastega hullult head. Ehk siis need ukse pehmendused. Muidugi sa nägid, see tuli välja, kui ukse lahti teed. Et kui läheb vastu teist autot näiteks, kes kõrval pargib, et siis ei kratsiks ära. Et lastega on see jumala hea. Nii, tagant siis siuke. Et tõesti ruumikas. Igasuguseid konkse ja mingid kohti, kus siis hoida ja värke on siin kohe hulgi. Ühesõnaga, niisugused on 4 vedu, aga ja konksuga. Vedu on tal siis valikuline, ehk siis et ta ise valib, et nagu sõitja ei saa seda valida, kas see on 2 või 4 vedu. Ta pidevalt optimeerib, et kui ta ise tunneb, et on vaja, siis ta paneb 4 veo automaatselt sisse. Ja samas, kui ta tunneb, et ei ole vaja, siis ta ei hoia seda sees, sest see hoiab kõvasti kütusekulu kokku. Et ta vahepeal lubaks ka siis esiveoga sõita. Nii olen ma aru saanud. Lisaks tal on igasugu mingid pidurdussüsteemid ja kokkupõrke vältimise süsteemid ja mingid siuksed asjad. Igasugused toredad turva asjad. Ma mõtlen, ma ei ole ise nagu nii hea autoinimene, et ma oskaks kõikidest asjadest nii hästi rääkida. Aga ma olen seal autoga sõitnud nüüd juba tükk aega ja pean ütlema, et see on väga mugav ja väga mõnus auto.
ja kes on ka minu autoga sõitnud, kiidavad ka, ütlevad, et nii mõnus. Jääb beebi sündimise tähtaega. Jaa, ja prügi viimise tähtaega. Ma hingeldan, viisin prügi ära prügikonteinerisse. Enne ütlesin Jimile, ma ei taha ise viia, see on raske. Ja nüüd hakkasin mõtlema, issand, mul on tähtaeg täna käes. Ma pean just viima, sest see sünnitus peab hakkama käima. Aga tegelikult homme ma siis lähen hommikul haiglasse otsustamisel, et kas homme kutsutakse sünnitus esile, aga praegu me läheme Jimiga poodi apteeki, et veel viimast asjade varumist teha. Käisime suure tuulega Kärdlas poes. Siis poes ostsime vajalikku toiduainet ja toitu. Et nüüd paar päeva lapsed saaksid süüa, mina ka, kui juhtub see, et proua ja väike printsess mõtlevad, et lähevad kokkusaamisele. Esimesele kohtumisele. Siis käisime realiseerimiskeskuses, ostsime seal prügikasti saime. Siis saime väikse poisi lemmikuid snäkke, kuivatud õunasnäkid. Ja siis siuke, ma ei tea, esimest korda sai proovitud siuke asi, kohvi macchiato. Kuidas on liiga magus sinu jaoks, jah? See oli päris hea, aga lihtsalt kuna ma ei joo kohvi suhkruga, siis sellepärast see tundub nagu minu maitsele huvitavat magus, aga tegelikult ta ei ole nagu väga magus. Sa võid proovida, sinule ei pruugi üldse piisavalt magus olla. Ei, ma ei soovi, aitäh. Täitsa hea oli tegelikult. Siis on hea. Siis käisime korra torupoes, oli 2 vaja juppi saada, et dušinurk nüüd ühendada ära ja siis saab pesta juba seal. Ja siis ootame siin autos, kuni vihm üle jääb. Jah, vihm jäi üle, kuule. Päike tuleb välja, meil on nüüd võimalus, sest see vihm tuleb ja läheb, nagu laulusõnad on. Aga proovime ruttu tuppa saada. Ja siis päevaga edasi minna. Väga naljakas poes käimine oli. Mul on viimased ühesõnaga kiirelt ülevaade. Homme on täna siis tähtaeg tegelikult, sünnitustähtaeg. Aga seni pole midagi pihta hakanud. Homme ma lähen hommikul siis Hiiumaa haiglasse sünnitusosakonda sisse ja siis otsustatakse koha peal vastavalt mu tervisele ja olukorrale, et kas homme hakatakse esile kutsuma või lubatakse veel mõned päevad oodata. Ja selle põhjuseks, ma ilmselt juba üks päev enne jagasin ka, on ju mu see kõrge vererõhk, mis on nüüd juba paar nädalat umbes. Enam-vähem paar nädalat kõrge olnud. Ja ma võtan iga päev rohtu selle vastu ja vahepeal tundus, et see ei ole nagu piisav doos, sest mul ikkagi nagu tõusis ja pikalt see kõrge vererõhk ei ole lihtsalt hea. Samas mul ühtegi muud preklampsia nähtu pole. Ma olen praegu igapäevaselt käinud analüüs andmas ja kõike, et kõik muu on nagu kontrolli all. Aga mul on mingi väga põnev fenomen tekkinud üleeile õhtust alates. Ehk siis ma kodus hästi tihti mõõdan oma vererõhku ja mul mingitel hetkedel see vererõhk kukub täiesti alla. Et mul on kõrge ja siis järsku kukub täiesti alla. Ja mul tuleb selline minestus peale, lihtsalt täitsa lambi hetkedel ja mingid sellised naljakad tunded koos sellega, et ühel hetkel mul on hästi kuum, järgmisel hetkel mul on nii külm, et ma värisen. Samas mul ei ole palavikku, ma ei ole haige, mitte midagi sellist. Et eks see kõik ongi selle raseduse lõpuga seotud. Ja mul eelmised rasedused samamoodi oli siis nii, et tegelikult tähtajal läks vererõhk hästi kõrgeks ja nagu keha hakkas juba võitlema selle raseduse vastu. Ja tegelikult see ei ole nagu midagi uut, aga nüüd ma olen siis tõesti ära ootav, et mis siis homme saab, aga ma olen rahul nii ja naapidi, et selles videos sa seda ei näe, mis siis homme saab, aga järgmises videos ma võtan su endaga kaasa. Ja siis kuna täna on tõesti reaalne võimalus, et ma olen viimast päeva veel kodus enne kui ma siis homme haiglasse jään, siis ma proovin vähemasti vaatamata sellele, et ma siin olen minestamas iga sekund. Proovin mingid asjad ära teha, et ma hommikul juba täitsin, ma ei tea, nõudepesumasina suula selle kambri ja kõik keelid, asjad, vahetasin siin kodukeemia pudelid välja, tegin mingid, ma ei tea, kütsin voodipesu, ma tahangi voodipesu ära vahetada veel täna, otsisin juba puhta voodipesu välja. Ehk siis teen mingid sellised asju, proovin siin ära koristada, põrandad üle tõmmata, ära pesta, veel ühe masinatäie pesu pesta, et saaks siis mingid asjad nagu jonksu, et mul oleks eelkõige sellepärast, et kui mind siis mitu päeva pole, et siis poisid saaksid siin rahulikult hakkama, et neil ei oleks mingit niisugust muret ja samas, et see kõik ei kasvaks siin üle pea, see segadus ja sodi.
nii et sellega seoses mul oli vaja tegelikult täna käia peamiselt apteegis, sest ma alles milleski tellisin reaalselt nagu mingi kastiga neid uriinianalüüsitopse, aga kuna nüüd ma olen tõesti pidanud iga päev või siis üle päeva käima oma analüüse andmas, verd ja uriini viimas, siis see lihtsalt, need on otsas. Ja ma käisin nüüd uusi topse ostmas, et eks need ikka on vaja. Võtsin kohe mingi peoga. Ja siis käisime poes. Jimil oli vaja mingit paar torujuppi. Aga lihtsalt kuna ma olen siin nüüd üritanud vaata näidata, et palju me siis siin septembris ja oktoobris, mida me oleme juurde ostnud ja kasutanud, et ma proovin üles ka kirjutada, et siis novembri lõpus mul oleks mingi ülevaade, et kui palju läbi kuude siis päriselt raha läks. Praegu käisime ka, läks umbes 70 eurot, 69 midagi sentidega. Siin on muidugi terve poisi asju, mis ei ole nagu meie söögiasjad, on loomaasjad ja nii edasi, aga vahet pole, praegu see kõik läheb ühte eelarvesse kokku. Me käisime siis Selveris ja realiseerimiskeskuses. Selveris olid laadapäevad, siis tundus mõistlik sinna minna. Ostsin ühe toidukoore, et täna õhtul, mul on kartuliputru eilsest, et täna õhtul veel lihakastet teha sinna juurde. Siis asi, mida tuleb ikka kogu aeg juurde osta, on siis lihatooted. Ja seal laadapäevad olid põhimõtteliselt kõik igasugu singid asjad olid nagu tõesti soodsate hindadega. Ja kuupäevad üsna pikad, kuulõpu kuupäevad. Nii et Jimmy lihtsalt valis, mul oli Selveris nii paha, ma reaalselt minestust tuli peale. Ma ise võtsin selle Hispaania pärase vorsti, aga Jimmy siis valis seal sinke, et tema on ikka rohkem singisõber. Siis ma ütlesin talle, et ta võtaks mingid viinerid, et saaks koerale anda ja Rasmus ka vahest naksab, lihtsalt võtab viinerid külmkapist. Meil ei ole ka ammu juba viinerid, minu arust me viimati kui poes käisime just mitte viinerid. Et ta siis oli 2 karpi võtnud, 1 piima, sest kuupäev ei olnud väga pikk. Siis 2 koopiimakreemi, hunniku kuhukesi, ma olin need juba ära võtnud ja ära piiksutanud, kui siis me avastasime, et on nüüd uus toode. Kondenspiima ja karamelli kuhuke ja kõik teavad, et Jimmy on maailma kõige suurem kondenspiima ja karamelli sõber. Nii et tema siis rõõmuks. Siis võtsime ühe tipi, sest ma võtsin porgandit ka, et saaks äkki täna õhtul siis poistele teha ka ja ma ise ka söön hea meelega porgandit ja tippi. Siis loomatoidud olid hea hinnaga just need, mida meie loomad söövad. Ostsime hunniku neid kirgatoite. Ja siis koerale ostsime hunnikud Caesari toite, sest need on kindlalt tema kõige lemmikumad poetoitudest. Ja muidu see Caesar ei ole nagu väga odav. Aga kuna need mõlemad olid soodushinnaga, siis võtsime kohe hunniku. Siis paar kurki. Siis vahepeal siin on realiseerimiskeskuse asjad. Läksime tegelikult selleks, et prügikasti oli vaja ja siis neid snäkke. Et need on Rasmusel väga meeldivad. Need on kuivatatud õuna nagu chipsid. Ongi põhimõtteliselt kuivatatud õun on siis. Aga ka kuivatatud pirn ja kuivatatud õun kaneeliga. Võtsin talle siit kohe nagu hunniku pakke, sest neid ta niimoodi näksiks siis sööb. Ei saanud ise minna mööda vahvlipakist ilma seda ostmata. Nüüd ma tulin koju ja mul enam selle isu pole, aga seal ma mõtlesin küll, et sööks kohe. Siis kuna me saime pisutuppa selle prügikasti, siis me ostsime hunniku prügikotte, sealt tuleb veel erinevaid realiseerimiskeskusest. Need olid üsna odavad, vist 90 senti oli rull. Siis Andreni jaoks võtsin 6 krossanti, 3 šokolaadi ja 3 maasikaga. Ta viimasel ajal pidevalt ärkab hommikul liiga hilja või ei saa hommikuti ülesse ja siis haarab lihtsalt midagi siit kodust kaasa, et süüa tee peal. Ja ma tean, et need on tal ühed sellised asjad, mis ta nagu on valmis võtma. Ma just mõtlen, et kui mind ennast ei ole ja ma ei ole saanud ka midagi aidata tal, ma ei tea, ette valmistada või tal endal ei ole aega, et siis saabki haarata mingi banaani ja saiakese. Pole küll mingi ideaalne söök, aga on nagu on. Ja siis realiseerimiskeskus Jimmy vist näitas, ostsime ühe jääkohvi. Selverist võtsime Coca-Cola mulle, sest nüüd tuli siuke minestus peale ja Coca-Cola nagu hetkeks aitab. Muidu ma ei ole üldse nagu Coca-Cola sõber, aga tegin juba poes selle lahti, sest mul oli kohutavalt talpele. Banaani pusu, siis õunu. Jällegi Rasmus siuke snäkk, kui ta lasteaias tuleb, siis talle hästi meeldib, et ma kooriks ja tükeldaks talle õunu, siis ta snäkitab neid, siis neid õunachipse, siis näiteks porgandit tipikastmega, et need me poistel väga meeldivad ja ühe peediküüslaugusalati täna õhtuks siis kartulipudru juurde. Ja siis veel ühesõnaga need toiduasjad vahepealsed on tegelikult jälle Selverist ja realiseerimiskeskuses, siis siin on veel prügikotte. Ühe prügikoti rulli ma juba saatsin üles korrusele. Ja lisaks siis 4 karpi ostsime, 1,69 maksid, ostsime minikripkotte.
sest ma hakkasin mõtlema, et siin on ka 3 on siin, ühe saatsin ülesse korrusele. Sest ma hakkasin mõtlema, et hea on neid minikrippkotte panna mingi autosse ja mähkmekotti ja nii edasi, et kui see beebi kakab, siis minigripid on ikkagi ainukesed asjad, mis seda haisu põhimõtteliselt kinni hoiavad. Et oleks mugav, et neid oleks tegelikult käepärast, et saaks panna ühte ja teise kohta ja siis vajaduspõhiselt kasutada. Ja kuna me juba realiseerimiskeskuses olime ja neid juba nägime, siis võtsime varuga. Nii et selline kraam siis oktoobri eelarvest läks. Soovite tualetti või? Palun. Toimib. Kaan käib. Ilusti kinni. Soovite duši alla? Loomulikult. Kodanikud. Pesema ennast peab ju. Ma lähen siin veel täna tutvame. Testin ära. Kraanikaussi? Ei ole praegu. Praegu ei saa. Aga muid asju saab teha. Titt või kessu välja tuleb sealt. Kes see? Kõhust, siis ta saab valmistada. Kui sa soovid omale kliendile valgeid triipe teha, siis loomulikult oksepiida vastu on sul kõige parem minna. Ma nühin siia kipsi vastu praegu, aga see on okei. Ei, oksepiid on värvitud. Okei. Isver. Sellega ma ei arvestanud. Oi, see on nagu halva. Siis palun seiske püsti, ärge toetuge kuskile. Ma olen väga rase. Vabandust. Aga siis on natukene veel vaja seda seina siin edasi teha ja... Ja, see tagumine sein siis tuleb see sama, mis on põrand ja paneme seda sama põrandamaterjali kuni sinna laeni välja. Ja lagi on just värvitud, ma panen lõhna järgi. Sihukene asi on siin valmimas. Vägev. Igal veel vetsu saab, pesta saab. Need olid minu kõige suuremad palved selleks ajaks, kui beebi sünnib, et saaks siin üleval minimaalselt vetsu ja vett. Püks ja pesta. Jah, just. Sa oled väga tubli olnud. Aitäh. Kuule, aga nüüd oleme beebiks valmis ju. Jaa, ole nüüd sa tubli. Ole sa nüüd tubli nüüd. Õnne. Mina olin tubli ära, nüüd oled sina tubli. Vahel sa mõttes. Jah. Aga mina ütlen teile, et kohtume peale beebi sündi. Tšauki.